Ta oli päris lühike, seljas üleni must riietus kapuutsiga ja käes süstal, mille sees oli läbipaistev vedelik. Nimelt, mõni aeg peale isa surma kuulis ema aknal koputust. Mainin siinkohal ka ära, et me elame kortermajas, mis on vana mõisa kõrval hoone. Ehk see ei ole nagu tavaline panelka, vaid umbes nagu Karla Vaarmsal ajaloohõngulised majad ja asub esimesel korrusel. Ise hirmust peaaegu surma saanud. Lugu aga ei lõppe veel siin. Asi läks veel palju õudsemaks. Kuidas see saab minna veel õudsemaks? Tere, armsad külmaarjastajad ja Kikimaaride sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja surpriis, nagu te pealkirjast juba nägite, siis meil on ootamatult kuulajakirjade episood, sest et me oleme nii ajahädas omadega, mõnisid ka magamata ja depressioonis, nii et aitäh Kirsti-Liisile, kes meile need kirjad kokku pani, et me ikkagi saaksime sel nädalal ka saate ära teha. Ja enne kui me läheme saate juurde, ma tahan rääkida sellest, et ma hakkan vist hulluks minema. Ühesõnaga, ma olen nüüd mitu ööd magamata olnud, mis tähendab seda, et ma vedelen voodis mitmeid tunde ja kuulan oma mõtteid. Ja siis ma hakkasin kuulma mingit häält. Ja see on selgelt mehaaniline, aga sellel ei ole mitte mingit konkreetset rütmi nagu. Kõige paremini, kuidas ma oskan seda seletada, on, et see kõlab nagu kruiisilaevase signaal nagu tuut või see on. Aga vahepeal on see nagu pikem, vahepeal on see nagu mingi mõned lühikesed sekundid, mõnikord on mingi 5, 6, 7 sekundit. Sellel ei ole mingit nagu rütmi ja see on nii vaikne, et see on peaaegu sama vaikne kui mu mõtted. Ehk siis, kui ma mingi liigutama midagi, siis ma ei kuule seda, ma pean olema nagu vaikse ja ma ei saa aru, kas see tuleb seest, kas see tuleb väljast, kas see tuleb naabrite juurest. Ma ei saa aru, kus see tuleb ja ma kuulen seda ainult siis, kui mul on nagu peapatjade vahel, mis on nagu eriti haige nagu ja ma räägin nagu ja ma ei saa isegi nagu, ma ei tea, mul laps oli täna kõrval, ma oleks võinud tema käest küsida, et kas ma tean, et Daniel niikuinii ei kuuleks, sest et kuulmine on päris kehv. Aga nagu, ja see on nii vaikne ka nagu, aga see on ühesõnaga. See tuletab mulle meelde ühte korda, kui ma kuulsin, istusin elutoas, kuulen mingi klirin, on kogu aeg kuskil on mingi klirin, nagu keegi teine ei kuule, kõik teised on kurdid. Ükski ei kuule, ma mingi ei kliriseb, no ja siis käid mööda esimest korrusel ringi, kurat ja siis kliriseb, eks ju. Ja siis lõppkokkuvõttes tuli välja, et ma olin klaasikappi pannud klaasid teineteise vastu niimoodi piisavalt, et kui alumised naabrid pesu pesid ja masin tsentrifuugis, siis need käisid seal. Vähemalt sa lahendasid selle ära, ma mõtlesin, et okei, võib-olla see on mingi relee, mingi naabritel näiteks. Siis ma mõtlesin, et aga mis asi see on, mis on nagu nii ebakorrapäratu, et vahel on nagu pikem, vahel on nagu lühem. Et ainuke asi, mis meie siin nagu maja nurga juures, meie magamistoa juures, maja nurga juures on see lamp, mis läheb nagu liikumisanduriga põlema, aga isegi kui see andur teeks seda, siis päeval on ta välja, võib-olla ta teeb sellest hoolimata, et ta välja lüüb, ma ei tea, aga see on nii haige, ma ei suuda ja see on nii vaikne, aga piisavalt, et ma teda kuuleksin ja see on ausalt, ma ütlen, kui ma kaotan mõistuse siin nädala jooksul, siis see on sellepärast, mitte magamatusest, ei, see on sellepärast, et ma ei maga ja ma kuulen mingeid hääli. Äkki sa kuuled neid hääli sellepärast, et sa ei maga? Jaa, aga üks teine uudis on mul veel, mis on kurvem, aga ta on creepy, sest et ma mainisin eelmise saade, et mul käis vanaisa külas üle pika aja ja me arutasime emaga, et huvitav, miks see nii on ja sest et tema enda surma aastapäev on alles mai lõpus, sellest saab küll 20 aastat sel aastal. Aga siis ainuke, kes oli veel tema õvedest elus, ehk siis minu vanatädi Lutsi heitis hinge möödunud nädalal, nii et ma lähen selle nädala mõttele. Nii et minu tööteooria on see, et ta tuligi talle järele, sest ta ütles ka midagi sellist, et ma pean koju tagasi minema.
no vot, näed, siis käis tiiru peale, vaata, sest et kui sa nagu juba tuled siia maa peale, siis ega siis see käib igalt poolt läbi, vaata, see on nii nagu kunagi maalt linnas käid või linnast maale, et kui sa juba lähed, siis sa lähed ikka kõigi juurest korraks läbi. mu ema küsis ka, et aga miks ta siis sinu juurde tuli ja ma ütlesin, ma ei tea, võib-olla ma olin geograafiliselt kõige lähemal. nii et sellised lood. Ma järgmises saates räägin ühe oma esivanemate loo, mis mul oli tegelikult valmistatud ette, kui me oleksime selle saate jõudnud korralikult ära preppida. Aga see on kohutavalt naljakas, nii et teil on midagi oodata. Ma loodan, et te naudite seda samamoodi, nagu mina nautisin. Aga lähme siis kirjade juurde, sest et aeg surub takka. Nii, ja ma saan aru, et mina pidin alustama ja see on siis Para ebanormaalsuste megamiks by Kirstu Liis ja by teie, ehk siis teie alused kirjasaatjad, kikimoorid@gmail.com. Nii, tere kikimoorid ja see kolmas salajane moor. Aasta alguses jutustas Taki ühe loo sellest, kuidas mees jõi süütevedelikku ja kutsus seeläbi mõrvaingli endaga vallatlema. What the hell, ma olen sihukest lugu rääkinud. Kuule, millest me ei ole rääkinud? See algus kõlab kusjuures nagu issand sült oleks kirjutanud. Sellega seoses meenus üks tõesti sündinud lugu, mis pole küll krimipara, aga siiski täitsa jama. Ütle mulle, et see ei ole issand sült. Ma ei hakka spoilima midagi. Ehk meditsiiniline kurioosum. Kuulsin seda 91. aastal autokoolis. Kõik need asjad viitavad mulle, et mul on õigus. Kuulsin seda 91. aastal autokoolis käies, kus seda rääkis üks kohaliku haiglaarst, kes meile kohustuslikku meditsiini jutlustas. Ma pean hakkama oma õppejõududele ütlema, et nad jutlustavad. Juhtus see lugu vana aasta õhtul, nõukaaegses Viljandis. Shout out to Viljandi. Daniel on sel nädalal nii palju kordi seal, et ta ei ole väga fänn. Nii. Keegi kohalik alkolemb avastas, et kodus pole aastavahetuseks tilkagi sakuskat alla võtmiseks ja suundus tollal kesklinnas Tartu tänaval asunud viinapoe poole. Sakuskat alla võtmiseks, või ta on tilkagi sakuska alla võtmiseks, väga hea väljend. Kahjuks jõudis ta kohale veidike liiga hilja ja pood oli saabumise ajaks juba suletud. Aga pühade sündis kohe ja sealsamas. Poe kõrvalt hoovist tuli välja mingi mees, kes näitas talle hõlmalt ilma siltideta tumedat õllepudelit ja küsis, et kas tahad? Magic. Meie alkolemb nuusutas pudeli sisu ja tundes veele mitte omast lõhna, ostis pakutud märjukese rõõmuga ära. Kuna tagasitee koju kujutas endast umbes poole tunni pikkust jalutuskäiku läbi talvise õhtu, ei saanud ju ajal ja märjukesel lasta raisku minna. Igatahes koju jõudes oli enamus pudeli sisust joodud. Mehe enesetunne aga muutunud ebatavaliselt halvaks. Lisaks jume muutunud kohalikule elanikule ebakohaselt tumedaks, nagu kuivama jäetud Egiptuse koolnul. Tuli kiirabi, 5 mehe haiglasse, võeti proovid. Igaks juhuks manustati talle tavalist Mendelejevi vett, et ära ei sureks. Juhuks kui puupiiritust jäi. Meie mees jäi elama. Kuna aga oli vana aasta õhtu, siis laborid enam ei töötanud ja proovide tulemused selgusid alles 2. jaanuari hilisel hommikul. Selgus, et ära oli joodud pudeli täis puupeitsi. Oh my dear lord! Mees sai küll varsti koju tagasi, aga nahatoon enam päris endiseks heledaks ei muutunudki. NB, palun ärge antud loo eeskujul endale kunstpäevitus tegema hakake. Solarium või spreipäevitus on tervisele ohutumad. Tervitustega Ülo, mul oli õigus. Oligi ju. Jep. Ühesõnaga, kui sa jood puupeitsi, siis see muudab ka su naha värvi. Me ei hakka katsetama selles. Ei, me ei hakka katsetama ja ma igaks juhuks ütlen mükoloogidele, sentesõpradele, et kui te sööte tindiseeni, need peab muidugi olema värsked. Selles mõttes, et neid ei korjata ja ei sööda siis, kui nad on juba tindiseks läinud, kui nad on väiksed valged armsad tindiseened, nad on söödavad seened. Aga sellega ei tohi koos tarbida alkoholi, sest siis läheb nina siniseks. Nagu see üks mürgistus on nähtud, on see, et nina läheb siniseks. Kas see jääb ka siniseks või? Loodetavasti mitte. Nii et ühesõnaga seened ja alkohol väga sageli ei käi kokku. Teisi liike on ka, mis on koos alkoholiga mürgised. Nii et ühesõnaga. Inimesed näiteks. Ja inimesed näiteks. Ärge jooge midagi, mis ei ole mõeldud joomiseks.
Lähme siis järgmise kirja juurde. Tere, Kikimoorid! Juhu! Väga ägedad olete ja teie podcast on nii äge. Love you! Love you back! Aga nüüd loo juurde. Üks kuulaja kirjeldas hiljuti olendit, kellel on fit inimese keha, loomatunnused ja hõõguvad punased silmad. Ma mäletan seda tüüpi. Sa ei mäleta jälle vist midagi. Peaks hakkama enda saateid kuulama. Ja Heidi ütles selle peale, et see on tema uus lemmikolend. Ikka ei mäleta või? Ja, ma mäletan. Ja sellega tuli mulle kohe meelde, et olen ise midagi väga sarnast näinud. Oh my god, why? Olin umbes 5-aastane, magasin emaga samas toas. Ema voodi oli ühel pool tuba, minu oma teisel pool. Meie voodite jalud sisse jäi aken, mille taga oli õuest trepp ja välisuks. Okei. Sealt trepilt sai tegelikult vajadusel ka otse magamistuppa ronida aknast. Akna ees oli paksud villased kardinad. Ühel ööl nägin, kuidas sellest aknast tuli sisse mingi olend. Ta oli pikk ja sihvakas, inimese kehaga, aga tal olid suured põdrasarved ja hõõguvad punased silmad ning ise oli ta üleni must. Miks? Meil on juba 2 inimest, kes seda näinud on. Ma ei tea. See on 2 ja mina ikka veel ei ole. Nagu, mida ma tegema pean? Manifesteeri. Pean leppima selle jalavõrutüübiga ilmselt lihtsalt, muud ei olegi. Nii, ta sai aru, et ma näen teda. Siis tõstis ta sõrme suu ette, justkui andes märku, et oleksin vait. Taaskord kinda hot. Ta liikus kuidagi ebainimlikult, peaaegu nagu ämblik. Okei, no cancel. Mul on cancel seal, kus me räägime 5-aastasest lapsest. Ei, nagu selles mõttes, et ämblikud ka nagu ei. Ühesõnaga, ta ronis sisse aknast nagu ämblik. Ja see täpselt sellel hetkel, kui ta tuppa jõudis, ta lihtsalt kadus. Aastaid hiljem rääkisin sellest emale. Üllatuslikult ütles ta, et on näinud sama olendit. Meil on 3 inimest. Tema kogemuses aga see olend ei kadunud, vaid püüdis seal samas toas minu voodis maganud tädi endaga kaasa viia. 4. inimene lisandus mängu. Jah. Oh my god. What the actual hell? Hiljem uurisin veidi ja leidsin, et sellist olendit seostatakse nimega Wendigo. Ta on Põhja-Ameerika põlisrahvaste mütoloogiast pärit olend. Teda kirjeldatakse sageli kui pikakasvulist kõhetut humanoidi, kellel võivad olla sarved ja hõõguvad silmad. Ta on seotud külma, nälja ja millegi väga ürgse ning ähvardavaga, justkui inimeseks maskeerunud või inimesest moondunud olend, kes liigub märkamatult ja kelle kohalolek tekitab tugevat hirmutunnet. Lisan ka pildi illustreerimaks seda olendit netiavarustest. Okei. Ja siin ekraanil nüüd. Kui ma ära ei unusta, siis see on ekraanil. Aga mul on hea meel, et see armas kuulaja võtsid Wendigo teemaks, sest et ma olen kindel, et hästi paljud kuulajad teavad, aga kindlasti on ka neid, kes ei tea, sest see on muidugi, mina ei ole teda kajastanud sellepärast, et mul on ta üks neist, kellest on nii palju räägitud ja räägitakse erinevates paranormaalsetes kanalites. Ma nüüd ütlen teile kohe, et ma nüüd muust ei hakkagi rääkima. Okei. Vähemalt selle punktini, kus nad hakkavad ronima nagu ämblikud. Ülejäänud asju ma võin kõike rääkida nendest, nagu ei ole probleemi. Rõõmuga räägin. No tead, ma hoiatan sind igaks juhuks, et kõik sellised olendid, kes on põlisrahvastega seotud, tegelikult öeldakse, et neid nimesid ei tasuks välja öelda, sest et sa... Aga ma panen talle hüüdnime. Ja seda tehaksegi, näiteks Flash Pedestrian on kärja asemel. Ma ütlen talle W. No ütle. Nii, sinu kord. Mis saaks olla meeldivam, kui minu kord ma saan üle selle pildi nüüd kerida. Nii, tere Kikimoorid. Olen 17-aastane tüdruk ning kuulan pea iga päev teie jutte ning tekkis suur tahtmine ka enda kogemustega jagada.
ehk mu jutt jõuab ka teie videosse ja näed, siin see ongi. Lugu siis selline, see juhtus 2 aastat tagasi, kui olin 15-aastane. Elasin Tallinna lähedal korteris koos oma vanemate ja vennaga. Enam ma seal ei ela, kuna koolisime eelmisel aastal. Oli esmaspäeva õhtu ning kõndisin Viru keskuse avaukse poole, et osta endale paar meigiasja kaubamajast. Järsku tuli minu poole üks mees, kes välimuse põhjal ei tundunud vanem kui 35. Ta oli päris lühike, seljas üleni must riietus kapuutsiga ja käes süstal, mille sees oli läbipaistev vedelik. Tuli minu juurde, haaras mul käest ja küsis, kas ma tahan temalt süsti saada. Ma mõtlesin, et need on linnalegendid. Ei, need asjad päriselt toimuvad endiselt. Ma pole varem sellist hirmu tundnud, tardusin täielikult ning ei saanud korraks hingata. Tõmbasin oma käe tema käest ära ja proovisin ära joosta, kuid ta haaras mu käekotist kinni ja ütles, issand kui õudne. 15-aastane, mu laps on 15-aastane ning ütles käiseva kurja häälega. Sinust saab minu abikaasa. See tüdruk oli 17 küll, aga still. 15 oli siis, kui see juhtus. Siis no ja. Samal ajal pani ääreni täis süstla mu silme, et ta pigistas sealt natuke vedelikku välja, et ma ikka näeks, et seal on midagi sees. Ta lisab, et ma ei kujuta ette ka, mis seal sees oli, kas mingi uimasti või narkootikum äkki oli tema poolt kasutatud ja oleksin saanud HIV või veremürgituse, kes teab. Oh my god, ja kõik legit hirmud nagu. Olen siiamaani tänulik ühele suurele mehele, kes asja pealt nägi ning selle creepy mehe ära lükkas mu juurest. Oleksin muidu sekundi pärast selle süstla kaelaga saanud ja ei oleks praegu siin. Appikene. See on ikka eriti nästi ja nagu täiesti keset linna ja nagu Viru keskus. Oh my god. Ma pean täna minema sinna. Aga jah, ma ei ole 15-aastane, ma olen õnneks ammu juba sellest eagrupist väljas, keda esimesena targetitakse. Seesama tore mees pakkus pärast juhtunut, et võib muga koju või politseisse viia, et avaldust anda, aga keeldusin. Olin juhtunust liiga šokeeritud ja ei soovinud mitte kellegagi rääkida, veel vähem, et mingi mees mu koju viiks peale sellist asja. Minu jaoks oli see lihtsalt üks creepy narkomaan. Jätsin asja sinna paika, käisin veel kaubamajas ning siis suundusin kodu poole. See kiri läheb veel edasi nagu päris pikalt. Ise hirmust peaaegu surma saanud. Lugu aga ei lõppe veel siin. Asi läks veel palju õudsemaks. Kuidas see saab minna veel õudsemaks? 2 päeva hiljem, kui õhtuselt bussilt maha tulin ja lotsin kodu poole. Kõnin siis rahulikult üks kõrvaklapp peas, kui järsku näen mingit mustade klaasidega autot oma maja ees. Seesama auto oli ka bussipeatuse kõrval, kui bussilt maha tulin. Autosse sisse ma ei näinud ja mul hakkas väga kõhe. Kõndisin oma korteri välisukse poole, kui järsku tunnen, et keegi väljub sellest mustast autost. Teen ruttu võtmega välisukse alt lahti ning jooksin sisse. Kes see minu poole täiel kiirusel jooksis, et koos minuga sisse tulla? See sama süstlaga mees. Kuidas see võimalik on? Oh my god. Mul on niisugused külmavärin, ma räägin, miski pole õudsem kui päris inimesed. Asi oli õudsemaks see, et korteri välisuks oli klaasist ning korter, ma eeldan siis kortermaja, ma loodan. Ma eeldan trepikoja mingi uks või midagi. Ja, igal juhul see oli klaasist ning uks sulgus olid meie näod vastakuti. Oleks üks sekund hiljem kinni läinud, ei oleks ma enam siin. Oh my fucking god. See mees vaatas mind 10 sekundit pettunud näoga, samas pilk oli nagu lõvil, kelle ees on lihatükk, aga ta ei saa seda süüa. Jooksin üles ning hakkasin lihtsalt hüsteeriliselt nutma. Mõned minutid hiljem tuli telefoni sõnum, et keegi hakkas mind Instagramis followma. Jah, see oli see mees. Oh my god! Kuidas? Oh my fucking god! Kuidas ta teada sai, kus ma elan? Kes ma olen? Kunas ma koju jõuan ja millega? Kus mind oodata? Mis mu nimi on? Mis mu sotsiaalmeedia on? Ma ei tea ja ei taha ka teada, mis minuga oleks juhtunud, kui juba esimesel korral oleks süstalt saanud või kui uks oleks sekund hiljem sulgunud. Siiamaani võpatan, kui näen mehi mustas ja vaatan iga sekund selja taha, kui kuskilt kõnnin. Issand, kui õudne. Pärast seda pole ma sellest mehest midagi kuulnud, jumal tänatud, et ma loodan, et see ma ei bloki, aga ikkagi nagu pluss kolisid, mis on ka väga hea. Igal ööl, kui magan üksi oma toas, siis umbes südaöö paiku tuleb 1 kilomeetri, mitte kilomeetri, aga ikkagi 3-meetrine must kogu ja üritab mind kägistada. Mustal kogul on nagu õhukilp ees, kui proovin end kaitsta ja teda lüüa. Kuidas peaksin end järgmisel öösel kaitsema? Ma kardan teda. Siin on päris palju, mida lahti pakkida nüüd. See on nagu nii palju erinevaid asju praegu, jah. Esiteks võtab see kokku nagu nii paljude naiste ja noorte tüdrukute elud, nagu sa pead kartma kogu fucking aeg. Nagu
nagu ja siis on see ja siis nad küsivad, miks me valiksime karu, nagu karu ei teeks kunagi mingit sellist asja. Ma nägin eile Threadsis pealkirja, et üks mees tegi endale läbis 37 iluoperatsiooni, et hakata oma eksiga date ima uuesti. Nagu karu ei teeks kunagi siukest asja, täiesti haige, mida mehed teevad selleks, et kontrolli nagu omada, nagu mida, ma ei saa. Aga see must kogu, oh my god. No ainus, mis ma oskan siin öelda, on see, et need paranormaalsed olendid peavad alluma meie reaalsuse seadustele, minu uskumuse kohaselt vähemalt. Aga nagu ma tahaks nii väga teada, kus kohas see tüüp sai tõesti nagu need andmed. Ma ei kujuta ette. Ta pidi sind siis võib-olla esimene kord juba jälitama. Kui see lugu nagu algas selle süstlaga, see kaubanduskeskus, siis see tundub nagu tõesti nagu mingi random junkie lihtsalt nagu täitsa nagu crazy'ks läinud on ju. Aga nagu, et kodu ees ja Instagram ja nagu. Ja mul on nii kahju, et sa pidid seda läbi elama. Ja ma ei tea, kui midagi sellist veel juhtub, siis mine ikka politseisse, et nagu stalkimine nii päriselus kui virtuaalne, eriti kui need kaks on koos nagu oh my fucking god, kui õudne. Issand, kui õudne. Ma tean, et me palusime nagu päris krimilugusid, aga ma kahetsen. No jah. Ei, tegelikult ei kahetse, aga ma on. No ja selles mõttes, et need lood on vaja rääkida. Nii, hei Kikimoorid. Hei. Üritan võimalikult lühidalt rääkida teile mõned lood minu kadunud isast. Õnnetul kombel otsustas ta isa siit ilmast lahkuda ja ta tegi seda minu senises kodus. Sellest on möödas juba 20 aastat, aga lein on minus siiani. Olin hiljuti 3-seks saanud, seega suuri mälestusi mul temast ei ole. Pilte nähes aga tean, et see on minu issi. Ühel ööl juhtus aga miski, mida ma siiani ei oska endale selgeks teha. Ma ärkasin üles ja nägin oma isa lae all hõljumas. Ise samal ajal tugitoolis istudes. Tugitoolis magama. Okay. Vist. See tugitool oli juba siis meie kodus, kui ta veel elus oli. Rohkemat ma sellest hetkest ei mäleta ja siiani ei tea, kas see oli lihtsalt väikese lapse fantaasia, unenägu või ta käis tõesti mul külas. Olen teda ka päris mitu korda unes näinud ja hommikul ärgates tean alati, et pean tema hauda külastama. Minu ema on aga rohkemat kogenud. On olnud kõrvahingamisi ja näinud kujutisi meie korteris ringi liikumas. Üks lugu on siiski kõige rohkem kõhedust tekitav. Nimelt, mõni aeg peale isa surma kuulis ema aknal koputust. Mainin siinkohal ka ära, et me elame kortermajas, mis on vana mõisa kõrval hoone. Ehk see ei ole nagu tavaline panelka, vaid umbes nagu Karlova armsad ajaloohõngulised majad ja asub esimesel korrusel. Seega olema harjunud, et meie aknale koputatakse. Tookord oli aga teistmoodi. Kui ema tahtis voodist püsti tõusta, siis hoidis teda miski või keegi kinni. Ei. What the hell? Liikutada igatahes ei saanud. Veidi aega hiljem sai ta juba liigutada ja keegi teda enam kinni ei hoidnud. Suurest hirmust oli ema nutma hakanud ja ühel hetkel tundis ta, et keegi pühib ta pisaraid. Ma ei tea, mida arvata. Ma ei nuta ausalt praegu, mul läks midagi silma lihtsalt. Ausalt. Päris kõhe, kas pole? Cute ka. Ka külalised on näinud seletamatuid asju, kuna hoone on vana ja siin on pikk ajalugu. Siis ei saagi loota, et miskit üleloomulikku siin ei juhtu. Mõned korterid on ehitatud vanasse tantsusaali ja naabrid on kuulnud muusikat ning kingade klõbinat muusikarütmis kui nunnu. Täiega nunnu. Isa mina isiklikult rohkem ei ole näinud peale selle ühe seletamatu korra ja usun, et ta ei taha mulle end näidata, sest ilmselgelt oleks see liiga hirmutav. Arvasad Kikimoorid, avastasin teie podcasti
eelmise aasta lõpupoole ning kuulan teid igal võimalusel ja isegi magama jäädes. Tihti ärkan hommikul teie häält kuuldes üles. Kuna Kikimooride podcast on mul tagantjärgi ära kuulatud, siis enne uusi osasid kuulan ma ka teie eelmist külmavärinate podcasti. Aitäh, et olete ja teete. Nii armas, aitäh, et kuulad. Kuigi see öösel kuulamine on... No täna ma räägin vaikselt, sest et meil on majas vaikne praegu. Siis võib-olla sobibki öiseks kuulamiseks paremini kui mõned teised korrad, kus ma karjun rohkem. Aga ütleksin kohal tänusõnad meie toetajatele ka, lisaks sellele kõikidele, kes te meid kuulate ja niisama olemas olete oma armastusega, hoiate meid elus, siis meil on YouTube'i liikmed ja Patreon, kus saab meie tegemisi toetada ja vastu pakume saatmevärkmeid, võimalust hääletada saate teemasid, praegugi on seal mingid hääletused käimas, ma vaatasin. Ja väike siukene äge mäng on ka, kus saab merch'i võita, see on siis Patreonis, nii et kellel on huvi, minge vaadake. patreon.com/kikimoorid ja me iga saade loeme ette ka meie toetajate nimed, et öelda aitäh personaalsemalt. Ja mõned on aru saanud, et saab muuta nimesid ja meid sellega üllatada, mis on alati väga meeldiv. Aga kas sa alustad YouTube'iga? Alustame YouTube'iga. Kõigepealt suur aitäh, Viip Külmaveristaja Kaljukits. Ja aitäh külmaveristajad Steffi, Keidi, Murumaak, Birgit, Jane, Ave, Alice, Jaanika, Õnne, Maret, Egle, The Coast Hunter, Liisi, Marek, Marge, Õnneli, Kati, Saša, Maarja, Martin ja Pirja. Ja aitäh Patreonidele, esiteks siis Viipkülmaväristajatele, kelleks on Indrek Mumm ja Volkergeist, Karina, Särasilmil emoji ka ja Anne-Mai ja siis on meil Taki, Kirstu Munkade Peakloosti, Kirstu Paavast, ämblik. Ja siis Kikkide sõbrad, aitäh Pillerin, Hufflepuff, Bentley Heiks, Evil Devil. Ja aitäh külmaväristajad Endre, Kelly, Krekiga Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrin, Krekiga, Kadi, Oliver, Krista, Viirastus, Väike, Grets, Valgesiil, Ellu, Helina, Ghost emoji, kõrvits emoji, sulgudes takkis on endiselt kõrvits. Ükskord mulle jääb see pähe ka, ma arvan. Ja aitäh Liina, aitäh Kersti, Erki, Anni, Ansu, nimi veel kord muudetud, Ilona, Anne, Tondiste, Kristin ja Regli Y-ga. Ja aitäh veel Annika, Kristi, No-Name, Airi, Häli, Karena, Kikimamma, Kretsu, Diana from the Moon, Bell, Gratu, Käti, eksistentsiaalkriisis paralleeldimensiooni humanoid, Madara, Heili, lihtsalt kõrvits, Eveliine, Torit, Dollhouse Studio, Kummitusnukud ja Paul. Kas me oleme guugeldanud, kas see Dollhouse Studio päriselt olemas on? Ei ole, aga ma näen, et seal taga on eraisiku email. Jah, vähemalt selle otsinguga praegu ei tulnud välja, aga ma tahtsin seda, et kõik kindlasti on, kõik on mul 10 kordi küsinud, kõik mõtlevad sellele, miks ma ütlen Y. Mina kogu aeg mõtlen. Sest et mul oli kunagi töökaaslane Kelly Y-ga. Ei, tema liiga. No võt, ühesõnaga. Kusjuures ma literally mõtlesin seda. Ja teda õudselt häiris, kui ta nimi valesti kirjutati, nii et sellepärast ma ütlen need nimed, kus võib olla oht, et on Y või I, et äkki inimesed eelistavad, kui nende nimi õigesti kirjutatakse. Edaspidi saate alguses märgin ka ära, et Heidi on ka I-ga, mitte Y. Ja Dagmar on nõrga teega. Jah. Et keegi pange ei paneks nagu. Jaa, aga siis... Üks asi on veel, üks hästi tähtis asi. Ma tahtsin aitäh öelda ühele meie kuulajale, kes saatis mulle raamatu. Ja ma sain selle kätte eile õhtul ja see on imeline, et hakata lugusi saama sealt. Uhveraamat. Jah, see on alati üliarmas. Täiega.
ei ole sõnu. Aga järgmine kiri. Hei taaskord. Iga kord, kui ma mõtlen, et polegi enam eriti kirjutada, et kogemusi polegi enam, siis on vastu näppe ja vahtimist, et nalja teed või. Millalgi ma otsisin miskit oma Messengerist ja tänu sellele leidsin kogemuslood, mis olin vahetult pärast kogemusi kirjutanud oma sõbrannale. Jagan teiega ka pidulikult. Esimene lugu. Mul on mitu kodu. Kui ma olin lapsena Soomes vanaema juures, siis seal oli mul kuidagi raske siis oli mul kuidagi raske hingata, eriti öösiti. Palusin alati, et vanaisa jääks unejutte lugema ja palusin neid korrata seni, kuni ma magama jään. Nüüd ma tean, mis seal oli. Mu naabrid on kunagi aborti teinud olude sunnil ja enam ta lapsi ei saa, aga ta sündimata laps kondab nüüd majas ringi. Oh my god. Naabrid ise on teadlik tema kohalolust ja suhtlebki korrapäraselt oma pojaga. Siiani käib see väike poiss seal ringi ja kui lapsepõlve sõbral oli Skype-vestlus oma emaga Eestist, siis ema küsis kõne ajal, kes teil seal külas on? Kes see väike poiss on? Oh no. Okay, that's the first. Siin see lugu lõpeb. Teine lugu. Töötasin kunagi ühes firmas õhtuti koristajana. Seal käisid ikka jutud, et pole väga rahulik keskkond. Arutasime parasjagu turvanaisega seda kummituste teemat, sest mul oli taaskord üks aken ühes kabinetis lahti olnud, aga korrus oli valve all. Kummaline on asja juures see, et korrus ei saa olla samal ajal valve all, kui aken või uks natukene kiirvakil, kuna siis lööks see kohe häiresse. Toimetasin siis köögis edasi ja seadsin seal asju korda. Vahepeal käis turva, umbes 10 meetri kaugusel minust, korra terrassile, et aknaid kontrollida. Seal on suur aatrium, kus näeb 2. ja 3. korruse aknaid. Äkitselt ma nägin silmanurgast circa meetri kauguselt, et mingi naine kõnnib. Meil mõlemal turvaga oli mega veider olla ja mul olid rämedad külmavärinad. Püüdsin siiski kuidagi oma tööd edasi teha. Järsku näeme mõlemad, et keegi nagu konkreetselt sikutaks akna juures kardinat, see kõik on põuldis. Ütleme nii, et kui kardin muidu peaks rippuma vertikaalselt, siis sel hetkel oli see täiesti diagonaalselt, nagu keegi hullult sikutaks seda. Absoluutselt kõik aknad olid kinni, seega tuuletõmbe võimalus oli nullilähedane. Lõpuks ma ütlesin turvale, äkki ta tahab välja saada. Oh my god. Ma tundsin mega saikona sel hetkel, aga saate aru, asi läkski paremaks, kui me selle fucking rõdu ukse lahti tegime. Kardin rippus korralikult sirgena jälle, meil turvaga polnud seda vastikut tunnet enam. Oh my god. 3. lugu. Koristasin täna üksinda 2 korrust ära. No, sa oled tubal. Sa oled tublim, kui maa iial oleks. Mitte ühtegi inimest enam polnud siin ja mingit liikumist samuti mitte. Hakkasin juba lõpetama oma asjadega ja järsku näen tänu päikesevarjule, kuidas tagakoridoris keegi liigub. Aha, ma mõtlesin, et huvitav, kas on Laura või? Ole. Spoiler, jah, on küll. Vaatasin korra oma koristuskäru ja siis uuesti koridori poole ja näen selgelt, et see keegi läheb edasi köögi poole. Suhteliselt samal ajal tuli turva mulle ütlema, et mingi liikumine on 3. korrusel. Ilmselt pidi keegi miski ukse lahti tegema, sest mina panin enda järel pärast koristamist 100% kõik uksed kinni. See juba meil üsna tavaline nähtus seal, et uksi irvakile tehakse ja vahel on need lausa pärani lahti jäetud. Raudselt tuleb mul vahepeal veel midagi meelde ja kindlasti tuleb juurde ka kogemusi, teades mind ja mu veidrat tundlikkust. Tšau, paka, Laura! Nüüd on vist õige hetk Laura kallimalt tervitada. Jaa, ma just tahtsin öelda, et tervitame siinkohal Laura meest, kes hakkas Kikimoore kuulama sellepärast, et kuulda, kas me Laurast ka räägime. Ja Laura, mul on küsimus, ma ei viitsi sulle Messengeris kirjutada, aga kus sa panid selle... Sul on jälle asjad kadunud. Esiteks, mul on äädikas kadunud. Tema oli seal tagasi, aga äädiks sellest mul on rääkinud. Aga nüüd on kadunud Miilal see seinalambil on adapter ühesõnaga, kuhu juhe käib taha ja Miila ütles, et ta teadis, et Laura pani selle laua peale ja ta nägi seda seal, aga nüüd me enam ei leia seda, nii et ma tean, Laura käis 2 nädalat tagasi, nii et sa ilmselt ei tea, Laura. Aga no ühesõnaga, sa oledki väga tublim kui mina igal juhul. Igal juhul tore, et sa meile kirjutasid ja kuna sa käid siin koristamas ja siin aeg-ajalt lammid vilguvad, kui sa siin oled, siis pane kirja. Saada. Okei.
Lähme siis järgmise kirja juurde. Tere, armsad kikimoorid. Ma kragistan siin, sorry. Nii. Kragista. Olen nõnda kaua aega edasi lükanud teile kirjutamist, aga lõpuks võtsin selle ette. Esialgu mõtlesin, et mul polegi midagi kirjutada, aga teie lugusid kuulates ikka tulid mõned asjad meelde. Hetkel on mul kodus mitu pisikest põnni, seega kui kuulen öösel kellegi kõndimist, siis loodan, et need sammud kuuluksid kummitusele. Ma räägin ka koduloomad ajavad asja ära. Või kui keegi öösel mu kõhu peal istub, mõtlen, oleks see ometi ainult luupainaja. Ja lapsevanemad, väiksed lapsed on ja öösiti jep. Aga tõsiselt rääkides, siis minu kõige väiksem kahene räägib pidevalt kummitustest, keda ta näeb. Näiteks, kui metsast möödume, näitab ta käega sinnapoole ja ütleb, et kummitused magavad seal, oleme tasa. Ka keldris elavad tema sõnul kummitused. Ükskord istusin oma 2 tütrega köögilaua taga. Kõige pisem oli näoga akna poole ja meie suuremaga seljaga akna suunas. Järsku hakkas pisike akna poole näitama ja kõva häälega rääkima. Emme, vaata, kurikummitus tuli sisse. Mine ära, kurikummitus, mine ära. Ja nii ikka üsna pikalt. Kuni rahunes ja ütles, et kummitus läks õue tagasi ning jätkas oma söömisega, nagu kõik oleks tavapärane. Mis siin ikka lähe päevaga edasi. Teinekord hakkasin väiksemat piigat magama panema. Tema viskas juba mu voodi peale pikali ja ma läksin ta kõrvale. Järsku hakkas ta naerma ja näitas lae poole ning ütles, et seal on tädi. Fantastiline. Mis te arvate, kui vahva oli seal toas edasi olla? 10 ma arvan. Endal tuleb lapsepõlvest meelde üks kummaline unenägu. Magasin siis meie maakodus verandal diivani peal. See kõlab nii hästi. Kõrval oli mu ematuba. Mu emal oli kombeks panna järgmise päeva riided endale riidepuu peale valmis. Mu vanaema tegi ka seda. Minu ema tegi ka seda, jaa. Minu unenäos hakkasid need riided nagu elama. Kostüüm ja siidisall selle peal liikusid ringi, nagu seal oleks keegi sees, kuid kedagi nähtavat ei olnud. Mäletan, et see kummituslik kuju proovis minu eest veel hoolitseda, nagu oleks see tõesti mu ema olnud. Lõpuks pani ta mind sinna samasse diivanile magama, aga võttis veel enne mu jalgadest kinni ja tõstis need diivani seljatoe peale. Sellel hetkel ma ärkasin ja mu jalad olid tõesti diivani seljatoe peal. See hirm sellest hetkest on mul siiani meeles. Aga see tundus nii ilus kõik, miks sa kartsid? Sa oled üldse täna kuidagi liiga leebe kõigega. See on õudne. Õudne on see, mis mind täna 16:40 ees ootab. Ma saan aru, miks see võib tunduda õudne, aga mulle see tundus praegu pigem nunnu. Kuhu sa lähed kell 16:40? Salakohta. Arsti juurde, Dagmar, arsti juurde. Ei saa olla. Arstid ei ole õudsed. Jaa, eks ole. Nii, tattaratara. Sellest saab varsti juba 10 aastat, kui mu vanatädi suri. See polnud kellelegi tegelikult üllatus, sest ta oli insuldi tagajärjel juba pikalt voodihaige olnud. Aga lõpuks tema päev siiski tuli, enne jõule, paar päeva enne oma sünnipäeva. Mu vanaemal oli ikka komme tuua õuest oksi ja need oma tuppa vaasi panna, kaunistades need siis omakorda tema ja siis enda õe ehk siis tema vanatädi lapsepõlve ehetega. Appikormas. On ju? Minu vanatädi surmapäeval läks see vaas ümber koos õrnade klaasist ehetega. Purunesid kõik ehted, mis kuulusid mu vanaema õele. Teised jäid terveks. Teie suur fänn, kes ikka nädala lõppu koos teie uute osadega ootab. Juhu. Kusjuures see sünnipäeva mainimine tuletas mulle meelde, et mul vanatädi ka lahkus niimoodi, et esmaspäeval said 94 ja neljapäeval siis lahkus ja mu ema ütles, et ta on kuulnud ka seda, mina ütlesin selle peale, et eks see oli ka, ta oli tegelikult ammu hooldushaiglas. Ja et see ei olnud nagu ootamatu, aga kurb ikka ja
ja siis ma ütlesin, et et kuidagi, et see kevad ongi nagu minemiste aeg, et see talve kuidagi elad üle ja siis ema ütles, et ta on kuulnud ka, et vahetult enne ja vahetult pärast sünnipäeva nagu hästi paljud lähevad. Et nii et siin kohe oli üks lugu, mis seda samuti siis tõestas. Aga ketran, nii, järgmine lugu. Tere taas. Lisaksin juurde mõned read 2016. aasta ulmejutule. Tore, mina ei tea midagi sellest. Need läksid täitsa meelest kirja panna. Neid sündmusi juhtus lihtsalt liiga palju ja paratamatult võib mõni asi meelest minna. Hoiatan ette, järgnev tekst võib tekitada külmavärinaid. Minul igatahes tekivad nad alati, kui mõtlen või räägin sellest kõigest. Tegelikult ma teadsin kohe, millest ta räägib. See on see õunapuu lugu. See oli mu esimene kahtlus, et see on vist see. Nagu te juba lugesite mu eelmisest jutust, siis tulid meile sinna, vabandage, kusjuures kõne, mul praegu tuleb kõne sisse, mul on üks salanumber, mida teavad siin ilmas ainult vist 3 inimest ja ta helistab sinna, nagu ma tean kindlalt ära panna. Nii, nagu te juba lugesite mu eelmisest jutust, siis tulid meile sinna sensitiivid ja kuna ma eriti tähelepanu ei pööranud sellele, mida nad seal täpselt tegid, siis täpsemalt sellest ei oska ka kirjutada. Küll aga võin rääkida sellest, mis seal olles veel lisaks juhtus. Seal oli üks piklik ja lapik kivi. Me seisime vennaga selle kõrval ja korraga hüppasime mõlemad hirmunult selle kivi peale, sest see, mida me nägime, oli päris õõvastav. Oh my god, okei. Pange ennast valmis. Nägime, kuidas üks tume kogu liikus meie suunas. See oli hästi maad ligi. Ja kui seda üldse kirjeldada kuidagi, siis ütleks, et see oli suitsulaadne kujutis. Aga sellel olid ka nagu mingid käelaadsed jäsemed. See tuli väga... See kõlab täpselt nagu see tüüp sealt Vanalinna hotellist, see suitsu See tuli väga kiiresti meie poole ja tahtis ilmselt meist kinni võtta. Kohe, kui saime kivi peale, siis see asi kadus. Üks sensitiividest ütles pärast, et kivi, kus me seisime, ei ole pärit maalt, vaid sellel on kosmiline energia. Tulen pärast selle õunaraja juurde tagasi, sest seal juhtus kõigele lisaks minu tädiga üks väga õudne asi. Meil on tädide saade täna. Aga sellest hiljem. Mis on väga, väga sobiv. Laura, Kirstu-Liis ei teadnud muud vanatädi lahkumisest, nii et ta pani täiesti juhuslikult selle temaatika, tundub. Kas midagi juhuslikult see on olemas? Seda küll. Nii, järgnev sündmus juhtus sügisel. Väljas oli täiskuu. Ma olin õues ja vaatasin taevasse, kuniks märkasin, et täiskuu juures oli midagi imelikku. See keerles ringi. Läksin kohe emale vannale ka sellest rääkima. Seejärel tuli meil mõte minna naabrite maha jäetud maja juurde, kuna sealse maja juurest oli täiskuu kõige paremini nähtav. Hakkasime minema ja olime juba tee peal, kus sai selle maja juurde. Selle tee paremal pool oli männimets. Kas te olete kogenud seda, kui miski teid vaatab? Võt just seal metsas see miski uuesti oligi. See oli õudne. Sa nägid, kuidas mingi tume kogu hüppab ühelt puult teisele. Silmad säramas ja samal ajal on õhus selline lämmatav energia. Ma reaalselt ei julgenud enam sammuga edasi minna ja pöördusime kiirelt koju tagasi. Jumal tänatud, et me seda rohkem ei näinud. Ilmselt tiirutas seal täiskuu juures mingi ufo, aga sellele me too õhtu enam ei mõelnud. Oh my god. Nii, tagasi õunaradadele. Nagu üleval kirjutasin, juhtus ka mu tädiga seal miskit. Tädi elas muidu linnas ja tuli meile tookord külla. Ka talle sai räägitud, mis meil siin kõik juhtunud on. Antud lugu juhtus ajal, kui seal rajal oli portaal ja teemonlik energia. Tädile pakkus see kõik väga huvi ning neil tuli emaga hullumeelne mõte, et võtavad küünla kaasa ja panevad selle rajal selle põlema. Ma ei olnud eriti selle mõtte poolt, aga huvi pärast läksin ikkagi kaasa pendelpeos. minu sorti perekondlik meelelahutus. Ma olen käinud kusjuures tädiga selle spiritboksiga maha jäetud majas. Nii, olime seal, tädi hoidis küünalt ja ema pani selle põlema. Mis te arvate, kaua see küünal põles? Oli tuulevaikne ilm. Küünal põles kuskil 10-15 sekundit ja seejärel kustus. Võt see on küll lühike aeg, Ma tundsin, kuidas rõhuv, raske, negatiivne energia surus peale, võttes korraks isegi hingetuks. Äkitselt mu tädi kiljatas korra ja me emaga ei saanud kohe aru, mis juhtunud oli. Tädi käed värisesid ja ta oli jääkülm. Ema vaatas talle silma, et teda rahustada, aga see, mida ta nägi tädi silmades, ehmatas teda väga.
Ema kirjeldas seda kuidagi niimoodi. Tema silmades oli näha musta olendit, kellel puudus otsene kehavorm, aga ometi sa said aru, et see oli midagi väga võõrast ja mitte inimlikku. Oh my god. Mina ise arvan, et ema kirjeldas teemonit, sest see, mis hiljem juhtuma hakkas, ongi ilmselt seotud sellega, et teemon possessis mu tädi ära. Sellel õhtul ei juhtunud rohkem midagi. Me olime kõik hirmul ja läksime koju tagasi. Tädi läks järgmisel hommikul linna. Kõik paistis nagu korras olevat, aga tegelikult oli asi sellest väga kaugel. Oktoobrikuu teisipäev, kell 20:00. Kuulsime, et meil maja ees peatus buss, kuigi me ei oodanud külalisi. Välisuksest astus sisse tädi. Ta ei rääkinud midagi, astus kööki sisse, vaatas ema toa poole ja hakkas kiirel sammul ema poole liikuma, ise samal ajal korrutades, ma löön su maha. Mida? Oh my god! Õnneks olin... Nagu päris või mis I toimub? don't care, nagu see on nii hea lugu. Õnneks olin ma samal hetkel ema toas ja sain vahele minna. Teate, tal oli metsik jõud, mitte inimlik, kui seda kuidagi kirjeldada. Ta pani mulle käega vastu nägu ja ma sain ta seejärel kuidagi eemale lükata. Ta võttis köögist panni ja tahtis sellega kallale tulla. Aga mul õnnestus tal selja tagant kätest kinni saada, kell on 13:13 just, ja surusin ta maha. Ta röökis, et tapab meid kõik ära. Ma hoidsin teda maas, panin käed selja taha, hoidsin põlvekaela juures, et ta püsti ei saaks tõusta. Kohale kutsuti kiirabi politsei. Politsei viis ta ära ja mõnda aega me temast ei kuulnud. Kui ta uuesti tuli külla, siis ta ütles, et ainult hägusalt mäletab juhtunut. Aga mis siis täpselt juhtus, kas ta kasutas mingeid aineid või tõesti oli possessed, ausalt öeldes ma ei taha isegi teada, kuna see kõik oli kokku liiga õudne. Samas polnud ta inimene, kes aineid tarbiks ja alkoholi joobes inimese tunneks ma kohe ära. Mõnest reast sai täitsa pikk jutt. Nüüd peaks 2016. aastaga tõesti kõik olema, hetkel rohkem ei meenu. Aga kui midagi peaks sul tulema, eks ma annan märku. Olge tublid, nautige kevadet ja ärge minge teemonittega tüli norima. Heade soovidega, Andre. Ole pai, nagu selles mõttes isegi kui 2016. aastaga ühele poole sai, siis 2017 oli ka kindlasti väga sagirikas aasta. Ma olen kindel ta lõunade maal. Nii et palun jätkame järgmise aastaga. Oh my god. Ma ei taha nende kirjadeta enam nagu toimetada selles mõttes, et lihtsalt imeline. Aga Kirsti Liis tegi niimoodi, et mina pean ka saate viimase kirja lugema. Hello, ma lihtsalt pean sellest rääkima. Oma tänasest unenäost siis. Ma olen ühel elulahkmel ja mul oli nädalavahetusel aega mõelda, millist otsust teha. Panin plusse ja miinuseid ritta ja no tegin kõiksugu asju. Õhtul magama minnes palusin mõttes, et keegi annaks mulle kas või unes mingi märgi, ma näen oma nimesid. Ja on uskumatu, aga minu unenäkku ilmus Taki isiklikult. Issand. Istus mu voodile, võttis kaardipakki ja ütles, panen sulle 3 kaarti ja vaatame, mis tuleb. Okei, I fucking love it. Millised kaardid tulid, seda ma ei näinud, aga Taki ütles, sul on see asi mitu korda ebaõnnestunud, aga ära jäta pooleli. Saad abi, kui vaja. Sind ei jäeta üksi selle otsusega. Siis aga meenus mulle, et Taki hirmsasti tahaks, et keegi katsetaks unes küsida, mis päev on. Küsisin siis, mis päev on, ütle mulle. Taki ainult naeris ja käratas, tõuse üles, tööpäev on sul. See on 100% Taki. 100%. Nii ongi. Sellepärast ma ei saagi magada, et ma käin teiste unenägudes teistele spirituaalset juhatust. Istud üleval, jah? Ärkasin circa 5 minutit enne oma äratust. Panin ruttu silmad kinni ja mõtlesin, what the fuck see nüüd siis oli. Mõtlesin kogu teema läbi. Ütleme nii, et ükskõik mida või keda ma mõne unenäkku ootasid, et vastust saada, aga mitte Takit isiklikult. Ma siis usaldan vastust, mille sain ja proovin, mis sellest asjast tuleb. Mul on suur kiusatus sulle praegu 3 kaarti võtta. Oh my god, see kusjuures kõlab ka nagu mina nagu jumala crazy. Jaa. Aga ma nii armastan seda, issand kui hea lõpp. See on nii tore, tõesti. Appi kui head kirjad jälle. Mul on nii hea meel. Iga kord on nii head kirjad, nagu see on crazy lihtsalt. Alati imelised. Ja et neid lugusid muudkui tuleb ja tuleb ja tuleb ja tuleb ja tuleb ja see on nii tore, et te võtate selle aja, et neid kirja panna. Teeme ise ka neid juurde. Selles mõttes, et ma ikkagi teen nagu ööpalvet.
igal juhul ma loodan, et sul läheb kõik tõesti imeliselt ja seda ma usun küll, et me kõik oleme hoitud. Nüüd selline tädide rohke saade siis tuli, et siin minu vanatädi ja teiste tädide ja vanatädide mälestuseks. Ja kohtume siis järgmisel nädalal, loodetavasti siis meil on juba endalgi lugusid teile jutustada, aga loodame, et nad nautisite seda saadet nii nagu meie. Ja ma lähen siis koeraga välja. Ja sina mine arsti juurde ja isegi mingi tööle. Tööpäev on. Või head ööd, kui te magama just teate parasjagu. Ja teate küll, püsige kõhedad.